Nii tervist, tere tulemast tuleviku meditsiini ja tervisealale järjekordsesse ideede genereerimise ja aruteluvooru. Meie hakkame nüüd arutama siin teemal, kuidas päästa esmatasandi meditsiin. Ja probleem, mida siis lahendada tuleks, oleks see, et kuidas me Eestis ikkagi suudaksime tagada esmatasandi meditsiiniteenuste kättesaadavuse kõikjal üle Eesti ühtlasel kõrgel tasemel. Nendel teemadel viimastel aastatel on väga tihedasti ja palju räägitud. Räägitakse sellest, et esmatasandi arstid, nii perearstid kui töötervishoiuarstid, kes mõlemad kuuluvad esmatasandisse, et nad vananevad meil väga kiiresti, keskmine vanus muudkui tõuseb ja see tähendab, et igal aastal lahkub tegelikult töölt umbes 60-70 perearsti, asemele aga tuleb umbes 30-40. Nii et see põhimõtteliselt ei ole jätkusuutlik teekond ja tegelikult ka elanikkond vananeb. See tähendab, et seda laadi arstiabi vajadus tegelikult suureneb. Samas maapiirkondades on juba päris palju selliseid kohti, kus inimestel ei olegi perearste. Tegelikult on ka linnades selliseid nimistuid, kus inimesed ei ole aastaid oma perearsti juba näinud. Kui nüüd töötervishoid ka korraks siia sisse tuua, siis töötervishoiuarstid üldse ei saa Eestis inimesi ravida. Et see on täiesti selline erakordne juhtum, et õpetatakse välja, aga võimalust nagu ennast teostada ja panustada esmatasandi meditsiini ei ole. Ja proovime siis lisaks sellele suurele rahaprobleemile, mis alati kannab neid teemasid ja nüüd me viimastel päevadel oleme aru saanud, et see ei olegi kõige suurem probleem, et Tervisekassas tegelikult on raha küll ja küll, et me siis täna seda raha teemat ei käsitle, et me proovime teisi ideid genereerida ja selleks on siis siia tulnud arutama Helen Reim, kes on siis Tartu Ülikooli residentuuri prodekaan ehk et inimene, kes siis vastutab eriarstiabi kvaliteedi ja korraldamise eest, aga tema on ise ka naistearst. Ja Helen ütles eile, et ärge nüüd hakake mõtlema, et kuidas nagu kahte nii tähtsat asja korraga teha saab, et maailma parandamist võib teha 4,0 koormusel ka, nii et on ikka täitsa terve. Karita Košeleva on siis Confido esmatasandi tervisekliiniku juht, aga samas ka tema on maailma parandaja, nii et ka tema on siis, tal on ka teine töö ehk et ta on peremeditsiini resident ise ja saab ka ilusti nende kahe suure ülesandega hakkama. Elle-Mall Sadrak juhib Eesti perearstide seltsi ja loomulikult töötab samas ka siis perearstina ja Jürgen Merilind on siis, esindab siin noori perearste, et on siis noorte perearstide seltsi juhatuse liige ja ise ka perearst, eks ole. Ja mina olen Evelin Ilves, olen töötervishoiuarst ja Confido töötervishoiukeskuse juht ja seni ka täitsa elus. Nii, et esimene sissejuhatav küsimus panelistidele siis, et kas esmatasand siis tegelikult vajab päästmist? Ja kui ta siis vajab, et kus see king kõige rohkem teie arvates pigistab? Alustame ikkagi Helenis siis. Aitäh! Ta vajab päästvaid otsuseid minu jaoks, et regionaalpoliitiliselt selleks, et Eesti suuruses riigis, mis tegelikult ei ole nii suur, on ikkagi vaja teha otsuseid selleks, et tagada igas Eesti piirkonnas igale Eesti elanikule arstiabi ja see otsus ei pruugi olla meeldiv. Ja ta ei pruugi olla nii meeldiv, et valijale ta meeldib või siis poliitiliselt oleks lihtne otsus, aga need otsused tuleb täna ära teha sellel tasandil, nagu täna Eesti seadusandlus nõuab, ehk siis Sotsiaalministeeriumi vastutusvallas olevate allüksuste või siis ministeeriumi enda tasandil midagi teha pole. See on see tase, kus need otsused tuleb ära teha. On siis haiglavõrgu arengukava, on see esmatasandi arengukava, mis ütleb ära, mis teenuseid kus saab, mis teenuseid kus ei saa ja siis me saame vastavalt sellele tegutseda. Aitäh! Karita, palun.
Mina olen Heleniga nõus, aga lisan siia veel selle aspekti, et esmatasand on juba praegu väga võimekas, et meil on väga head arstid ja spetsialistid, et pigem need otsused võikski olla siis juba tõesti regionaalpoliitilised ja tegelikult ka töökorraldust mõjutavad, et natukene parandada seda, mis meil on ja tuua ressurssi juurde siis töötajate ja spetsialistide näol. Aitäh, Elle. Eesti esmatasand on Euroopa kui et maailma parim. Kes sellega nõus ei ole, uskuge mind, mujal on veel halvem. Ja küsiks niimoodi, et kui paljudel siin kuulajatest on perearst olemas? Käega märku näidata. Aitäh. Kui paljudel on hea perearst? Ja, käsi alla, kui paljudel on väga hea perearst? Okei, iga korraga läks veits vähemaks see number. Need, kellel on väga hea, palju õnne, minu meelest teie peate nüüd endast tegema kõik selleks, et teie perearst tahaks töötada veel järgmised 100 aastat, eks ju, et see sõltub patsientidest endast ka. Kust king pigistab? Mulle meeldib ütelda või vastata sellele küsimusele niimoodi, et esmatasand on justkui nagu 100-jalgne, kelle kõik kingad pigistavad. Et pigistab ühelt poolt see, et ressurssi, tööjõudu on vähe. Pigistab see, et see tööjõud, kes meil on, ei ole võrdse kvaliteediga. Pigistab see, et hea perearst, väga hea perearst on lotovõit, et see ei ole kõigile Eesti inimestele võrdselt ja ühtlaselt normaalsena tagatud. Pigistab see, et Eesti inimene ootab perearsti nägemist. See on ka selline asi, mida perearstid ise tajuvad ja mida inimestega rääkides inimesed kaebavad kõige rohkem. Teate, ma ei ole oma perearsti näinud. Mina ütleks palju õnne. Teil ei ole ühtegi tõsist tervisehäda, millega on vaja perearsti näha. Teie näete kõige paremaid tippspetsialiste, pereõdesid. Ja meie pereõed on väga hästi koolitatud ja nende sellist kompetentsi tuleb veel arendada. Eelmine diskussioon, mis siin oli, samamoodi noor pereõde ju ütles, et tegelikult tahaks, et tuleviku suund pereõenduses oleks ka spetsialiseerumine, et üks pereõde saab rohkem oma kroonikutega tegeleda, keskenduda näiteks vaimsele tervisele. Seda meil on vaja. Täna meil sellist ressurssi ei ole. Tervisekassal, Evelin, sa tegid küll nalja, et raha on ju. Fakt on see, et tahetakse meil need olemasolevad õed ka piirata, ära võtta. See on koht, mõtlemise koht. Esmatasand on riigi jaoks odav. Kõik asjad, mida saab ära teha esmatasandil, perearstiabis, muudel esmatasandi valdkondades on oluliselt odavam, kui need samad asjad tehtaks ära haigla tasandil. Ehk siis see Heleni öeldud, et otsuseid on vaja. Ongi vaja otsuseid, et kui täna Tervisekassa eelarvest 11% läheb esmatasandile ja ülejäänud eriarstiabisse, eks ju, siis ja me ootame, et esmatasand võimalikult palju ja võimalikult soodsalt ära teeks, siis tuleb sinna ressurssi ümber liigutada. Aitäh. Ja Jürgen, palun, et mis siis noored perearstid arvavad? Kas on kõik ideaalne ja maailma parim või kuidas teie vaates tundub? Ideaalne veel ei ole. Me töötame selle nimel, et oleks ideaalne. Ma olen väga nõus Elle-Malli mõtetega, et Eesti esmatasand on väga hea. Ma lisaksin sinna veel juurde, et peremeditsiin on kõige parem eriala. Ma olen väga õnnelik, et ma olen selle eriala valinud. Aga noorte perearstide üks mõte või soov on see, et ka teised erialad näeksid meid kõige tublimate ja kõige asjalikematena. Et tihti peale kohtab ikka veel haiglakoridorides eriti, vahel ka tänaval sellist mentaliteet, et kes see perearst ikka on. No tegelikult ei ole, et perearst võiks olla ikkagi see esimene kontakt meditsiinisüsteemis. Tänapäeval me kahjuks näeme seda, et keskealine Eesti mees siseneb haiglasse ikkagi läbi EMO ukse, siis kui on hilja juba. Et kui ta oleks oma perearsti juures käinud, võib-olla oleks see uks tema jaoks kinni jäänud. No üha rohkem keskealisi Eesti mehi käib töötervishoiuarsti juures ja ka tervisekontrolli abil tuleb mõni keskealine Eesti mees siis kemosse saata kahjuks tõepoolest. Aga et see ei ole nagu ainus tee tegelikult, aga aitäh teile. Nüüd
lähme siis edasi, lähme natukene sügavuti nende lahenduste otsimise teel, sest tegelikkuses kõik üksused, organisatsioonid, arstid, õed ise mõtlevad selle peale väga palju, et kuidas seda olukorda parandada just selles vaates, et kuidas ikkagi korraldada nende olemasolevategi spetsialistide tööd nii, et see teenus ikkagi ulatuks ja ühtlases kvaliteedis kõikide Eesti inimesteni. Nüüd üks variant, mida siis on Eestis nüüd proovitud, eks, on need pilootprojektid tervisekeskuste näol ja ma annaks praegu nüüd sõna Karitale, et kuna Confido on just regionaalselt maapiirkondades mitu nimistut endale saanud ja on ka nüüd siis opereerinud vähemalt ühte pilootprojekti või kahte isegi. Et võib-olla sa räägid, et kuidas siis selle mehitamine ja see töö ja mis see kogemus ütleb? Ja võib-olla seda ka, et mis see täpselt on, et mis see pilootprojekti sisu on? Aitäh, et meie pilootprojekti sisu on siis see, et Rapla linnas on meil 3 perearsti nimistut, mis on siis Tervisekassa poolt korraldatud pilootprojekt, kus esimest korda on nimistu juures 1 perearst ja 2 üldarsti ja nad töötavad siis meeskonnana. Et olemas on nagu 3 arsti, aga 1 neist on siis peremeditsiini residentuuri läbinud ja 2 tükki on arstiteaduse 6-aastase õppe läbinud. Ja nemad töötavad koos 6 pereõega ja toimetavad igapäevaselt tervisekeskusena. Ja seal ongi hästi huvitav näha, et esiteks seda personali poolt just, et nagu minu enda uurimistöös ka välja tuli, mis ma nüüd residentuuri lõpetamiseks tegin, et siis noored arstid tänapäeval ei taha enam 5 päeva nädalas 8 tundi päevas tööd teha ja seal on tõesti võimalik siis võtta neid üldarste näiteks 3 tükki tööle, aga nad kokku siis 3 täidavad selle 2,0 koormuse ära. Ehk siis neil on natukene rohkem ka vabu päevi ja töökorralduslikult ka me oleme proovinud erinevaid võtteid, kasutame kaugtöö võimalust päris palju, kodukontori võimalusi ja ka õdedega oleme siis nüüd peaaegu aasta aega toimetanud, et oleme vaikselt ära siis profileerinud, et kellel missugused tugevused on ja kellel on erihuvid, et kui mõnele meeldivad väga dermatoloogilised probleemid, siis nad saavad ennast täiendada antud valdkonnas ja olla nii-öelda siis selle keskuse spetsialistid selles valdkonnas ja täpselt samamoodi ka tegelikult arstidega, et selline nii-öelda lisapädevuse tekitamine või erihuvid, et neid me nagu väga soosime, sellepärast et väga tihti üldarstid ka lõpuks ikkagi valivad endale mingisuguse residentuuri, kuhu nad tahavad minna. Ja minu eesmärk nii-öelda tööandjana on innustada neid selles suunas minema, kuhu nad ise tahavad jõuda. Et väga-väga selline huvitav on see pilootprojekt olnud ja miks see pilootprojekt üldse tehti, oli tegelikult seetõttu, et teenus kättesaadavust ei suudetud enam tagada Raplas, et olid mitmed nimistu asendajad, kes olid mõne kuu, läksid ära, tulid järgmised, et patsientide jaoks ei olnud seda stabiilsust, et selle pilootprojekti eesmärk oli siis ka proovida sellist mudelit, et vaadata, kas see arsti ressurss stabiliseerub. Et see kestab veel natuke aega, aga praegu tegelikult see kättesaadavus esimeste hinnangute järgi, mis Tervisekassa ise tagasiside küsitluse järgi on teinud, et on tegelikult paranenud. Aga eks see aeg näitab, kuidas see edasi läheb. Aga kogemus on huvitav ja jällegi jõuame ka selleni, et see sama perearst, kes selle tervisekeskuse juures töötab, et me näeme, et sellel perearstil täna on tegelikult väga palju sellist paberimajanduslikku, bürokraatlikku nagu funktsiooni, et omavahel on tekkinud ka mõtteid, et kas see perearst peaks üldse 5 päeva nädalas kontaktvisiite tegema või ta võiks näiteks 4 päeva nädalas teha vastuvõttusid ja 5. päev jääks talle siis nii-öelda muude bürokraatlike dokumentatsioonide jaoks.
et mina nüüd küsiksin, viskaks palli korraks Heleni kätte, et Karita tõi välja need lisapädevused. Oot, kas ma võin vahele 2 kommentaari? Olgu. Esimene kommentaar, et jääks kõlama, et see pilootprojekt Raplas on mingisugune suund, kuhu Eesti tahab minna. Ei, see on kriisi lahendamisvariant, mille Tervisekassa eelmine aasta korraldas. Me katsetame seda erinevates piirkondades. Põhjus väga lihtne. Neid perearste, kes hakkavad pensionile jääma või kes juba jäävad. Keskmine vanus, millal perearst töö lõpetab, on 71,5. Ehk et neid perearste meil on hästi palju, peaaegu pooled on siuksed üle 60 aastased, ehk siis neid on palju. Ja kuna see tulekahju paistab, no juba siin mitte mäe taga, vaid juba siin puu lähedal, eks ju, siis me tahame katsetada mingisuguseid mudeleid, mingisuguseid asju, kuidas tulevikus võib olla seda kriisiperioodi, kus meil uusi perearste nii palju peale ei tule, kui vaja on, et me saaksime hakkama. Et see oli esimene kommentaar, et see ei ole mingi see asi, et nüüd homme päev kõik saavadki sellist teenust, et 3 nimistu kohta 1 perearst ja 2 üldarsti. Aga mis ma tahtsin veel küsida saalilt jälle, ikka meeldib saali kaasata. Kui paljud teist tahaksid töötada 4 päeva nädalas? Käsi püsti. Kõik ei tahagi. Okei, 3 ei ole variant vähem või rohkem, eks ju, et on ainult rohkem variant, on ju. Ehk siis see 4 päeva nädalas on minu meelest midagi sellist, mis ei ole iseloomulik ainult peremeditsiinile ja perearstis töötavate või nii-öelda meditsiinis töötavatele noortele arstidele ja õdedele. See on midagi sellist, kuhu suunda meie ühiskond tegelikult on liikumas ja sellega peavad kõik arvestama. Samas, kas meditsiin ei ole mitte nagu selline ala, et sul on vaja ikkagi olla 24/7 seal sees mõnda aega selleks, et saada piisavalt kogemust ja paremaks arstiks nagu peale ülikooli lõpetamist. Et see on see küsimus, mida vastu küsida, et kõik erialad, teised tööd ei ole sellised, kus sul on vaja nii kõrgetasemelist pädevust, sellepärast, et sa tegeled inimeste tervise ja eludega, eks ju. Aga mida noor perearst selle kommentaari kohta ütleb, sest kui me siin üleeile arutasime neid teemasid, mida me siin käsitleda võiksime, siis keegi meist ütles, et ega noored perearstid tahavadki osakoormusega ja topeltpalgaga töötada. Et kuidas see mudel siis teie peas on välja töötatud? Ma tahtsin kõigepealt kommenteerida seda repliiki, et mõnda aega, et see 24/7 või 6 päeva nädalas töötamine, et see võibki toimida mõnda aega. Aga küsimus on see, et kas me tahame, et see perearst töötaks mõnda aega ja siis ei olekski enam perearsti või me tahaksime, et nagu Ellemal ütles, et ta töötaks 100 aastat, on ju. See on küll jutumärkides, aga selles mõttes Noope ikkagi tahab töötada sellise inimväärse keskkonna nimel, on ju, et me ei tahtnud sinna panna sellist sõna, et patsiendikeskne, sest me tahame, et ka arsti tervise ja mõtete eest nii-öelda kantakse hoolt. Ja see, et arst saaks valida oma koormust, raskemal ajal võtta natukene koormust tagasi, kui on jõudu jaksu rohkem, nooremana rohkem töötada, et niimoodi see on. Ja isegi perearstil on vaja kassiga ka arsti juures käia vahel või teisi selliseid tegevusi teha, eks ole. Kassiga arsti juures käia või lapsi kasvatada. Näiteks, jah. Et nii, aitäh. Heleni käest mina tahtsin küsida kõigepealt nende lisapädevuste kohta, et peremeditsiin ja töötervishoid mõlemad, eks ju, on sellised erialad, kus arstid õpivad välja nii, et nad peaksid nagu kõiki erialasid mingil määral valdama ja kõikide asjadega olema võimelised tegelema. Samas tõepoolest kõikidel spetsialistidel on alati erihuvid. Ja väga tore oleks, see on ka väga motiveeriv nagu pikas plaanis, eks ju, mõnda oma eri huvi pidi ennast arendada ja selleks paremaks saada ja see võimaldab ka tööd teha nagu erinevalt, eks ju, et näiteks 1 päeva nädalas siis teha näiteks mingi pisikirurgiat või psühhiaatriat või mõnda teist eriala. Aga kui see on ainult, eks ju, sellises nii-öelda koolituste ja nii-öelda ise õppimise
peal, et siis väga raske on patsiendile selgeks teha, et sellel doktor Karital on siin veel lisapädevus dermatoloogias, eks ju. Et kas ei oleks mõistlik näiteks teha kas mikrokraadi või mingi piiratud õigustega selliseid lisapädevuste saamise õppimise võimalusi, mis siis annaksidki süsteemse hariduse, annaks kohustuse ennast täiendada, eks ju, annaks kvaliteedikriteeriumid, ütleks ära, mida see esmatasandi see spetsialist võib teha, mida ta ei või teha ja patsiendil tekib ka konkreetne ootus ja usaldus. Mis te arvate? Enesetäiendamine on tervishoius täiesti tavapärane tegevus, jah? Et meil isegi koolitusseadus annab eraldi tingimused, 60 tundi aastas peab ennast tervishoiutöötaja koolitama, mis on juba rohkem kui mõnel muul erialal. Ja tööandja kohustus on seda jälgida. See on üks süsteem, mis peaks justkui tagama, et see patsient ja arsti suhe on kvaliteetne. Kõiki koolitusi mikrokraadi tasandile me kindlasti teha ei jõua, et meil ei ole Eestis pankrase siirdamise või maksa siirdamise alaresidentuuri, küll aga on meil kolleegid, kes on seda välja õppinud ja käivad ennast pidevalt välismaal täiendamas, et hoida oma oskusi ja pakuvad seda teenust meil siin Eestis. Ehk siis enesetäiendamine jääb ja on kindlasti osa sellest, kui me aga räägime ressursipuudusest, eelkõige töötajate puudusest, siis kui meil on töötaja puudus, siis ka see töötajale lisapädevust andmine töötajat ikkagi meile juurde ei too. Et esimene küsimus on ikkagi see, et meil on eelkõige puudu neid inimesi, kes tervishoiuteenust patsiendile annaksid. Ja siis on küsimus, et mis teenuseid ta oskab anda, milles ta hea on. Olen sinuga nõus selles osas, et lisapädevuste või spetsiifilise teemaga tegelemine motiveerib inimest. Et arstiks tulnu on, ma just sellel aastal tegin vestlusi sisseastujatega, 19-aastaste maailma parandajatega, vot nende silm särab. Et kas nemad on teadlikud selles, et nad on 24/7 erialale sisse astumas, et see töö ei saa kunagi läbi ja nädalavahetusi pole ja sünnipäevasid ei ole, koerad, millest sa räägid? Ja nii edasi, eks ju. Ja tänased noored üha teadlikumad valivad just esmatasandi ja peremeditsiini selle teadmisega, et sul on nädalavahetused vabad ja sul ei ole öövalveid. Juba see on tervishoius üks väga suur erisus. Kui me räägime tervest hulgast erialadest, mis on 24/7 kaetud, sest inimese abi või vajadus võib tulla ükskõik millal, eks ju. Et see tegelikult juba toob peremeditsiini teatud juba valiku. Ja saab olla motivaator tänasele noorele, kes valib peremeditsiini, eks ju. Ma ei ole nõus Karita kommentaariga, et perearst peaks näema patsiente 4 päeva nädalas. Ma arvan, et seda bürokraatlikku tööd ei peaks tegema perearst. Et kuivõrd palju aega ja ressurssi läheb sellele, et üks perearst välja koolitada, 6+4 aastat pluss täiendused ja nii edasi, et on väga palju muid teenused, mida saaksid teha Elle-Malli välja toodud pereõed või lisapereõed, või veel lisa kliinilised assistendid, kes saaks aidata kaasa, et see süsteem tervikuna töötaks, sotsiaaltöötajad, füsioterapeudid, kõik asjad, registraatorid. Et see arstil oleks võimalikult palju aega tegelikult ikkagi töötamiseks patsiendiga. Ja fakt on loomulikult see, et täna on väga suur osa dokumentatsiooni peab tegema selles, et arst, ta võib seda teha AI abiga, neid täna arendatakse, see on tehtav. Et oma tegevuse peame täna kirja panema sellisel kujul, nagu 20 aastat tagasi haiguslood on, tuli patsient, sünnitas, läks koju, mind lastaks lahti. Kui ma sellise paberiga patsiendi täna sünnitamiselt koju saadaks, see on lubamatu tegevus, ma pean panema 18.28 antud seda, 19.15 tehtud seda kirja, jah. See on see töö, mida ma pean tegema, aga seda saab ka automatiseerida võimalikult vähe, et ta tõesti seda ainult seda arsti ja patsiendi vahelist tööd ikkagi päriselt arstile. Jah, dokumenteerimiskohustus on väga-väga palju tõusnud ja samas see bürokraatia pool jälle vähenenud ei ole, et selles mõttes on tõesti arstid koormatud. Aga nüüd ma viskaks palli Ellele. Sina tõid välja selle, et peremeditsiini keskuste või teenuse kvaliteet Eestis on ebaühtlane. Missugused mõtted või missuguseid võimalusi sa näed, et kuidas seda kvaliteeti ühtlustada ja sa ütlesid veel, et raha saavad, eks ju, kõik täpselt sama palju, sõltumata sellest, kui palju nad tegelikult panustavad ja mis selle panuse sisu on, et kas on tegemist retsepti või saatekirjavabrikuga või siis on tegemist, eks ju, perearstiga, kes päriselt käsitleb patsiendi, enamus juhtudel lõpuni.
siin on jälle hea, tuleme sinna algusesse, king pigistab ja Heleni vastus, otsust on vaja. Täna Tervisekassa ostab meilt seda teenust, et mitte ainult perearstidelt, ostab haiglatelt ka, et tuli põleb. Ehk et tuli põleb, midagi seal saab, mida saab, ei ole tähtis, peaasi, et saab, eks ju. Ei usu, et Helenit selle dokumenteerimise eest lahti lastaks, kui ta töötaks mõnes väiksemas kohas, et kus ta on ainukene inimene. Ei usu, et teda lastaks. Ma arvan, et kiidetaks ka veel, et ta üldse dokumenteeris, eks ju. Et probleem on ikkagi selles, et meil ei ole ära üteldud, mida me päriselt ostame. Ja vot see on see, mis lubab täna teha kvaliteeti sedasi, et tahan teen, tahan ei tee, eks ju. Ei saa ütelda, et täitsa sama rahastus on, et rahastuse poolest see, et mida rohkem sa teed, meil on tegevusi, mille eest perearstil on võimalik teenida lisatulu, eks ju. Need on kõik pisikirurgilised protseduurid, ämmaemandusprotseduurid, mida perearstid teevad, erinevad käelised tegevused. Just sellepärast on nad lisarahastusega, et perearste motiveerida lisaks tegema neid asju. See on normaalne, see peabki nii olema, kes teeb, see võiks rohkem saada. Meil on kvaliteeditasu, mis on 2% kogu meie rahastusest. See on olematu summa nendele perearstidele, kes teevad oma patsientidega nõutud kvaliteeditingimused ära. Kvaliteeditingimused peremeditsiinis, perearsti keskuses täiesti lihtsad on laste nõustamine tervisekontrollide osas. Läbivaatused lastele 1-kuuselt, 3-kuuselt, nii edasi, kroonilised haiged. Diabeet, hüpertoonik, infarkt, eks ju, mõned veel, et nende patsientide nõustamine, kohale kutsumine 1 kord aastas, teatud analüüsid. See on see, mis meie kvaliteedisüsteemis on, eks ju. Tahaks, et ühel päeval, äkki 10 aasta pärast, oleme me sealpool, et meie kvaliteedisüsteem ei ole mitte linnukene, et asi on tehtud, vaid vaadatakse, mis selle tegevusele järgnes. Et kui ma selle analüüsi võtsin, kas patsiendi raviskeemis muutus midagi, kas ravijuhendeid järgitakse, kas kogu see tegevus, mis meil tegelikult kokku lepitud on, kas seda tehakse või ei tehta. Tänane riiklik poliitika on see, et linnuke on kirjas, on tehtud, inimesed ei kaeba väga kõvasti, väga palju, eks ju. Kõik on enam-vähem okei. Ja see tuleb ära muuta, et me peame riiklikult hakkama vaatama, mida me päriselt ostame. Aitäh, Helen. Ma läheks siit edasi, ma toetan sind selles, et me peame seda teadma, aga mitte ainult Eestis, vaid mujal maailmas ka ja Euroopas on väga suureks probleemiks sõnastada, mis on see pädev teenus, kus see pädeva teenuse piir jookseb. Et seal on ka see otsuse koht, et mina ütlen, et patsiendil peab olema kindlustunne, kui tema sinna lahti olevasse haigla või perearsti keskusesse astub, mille uksed on lahti, siis tema ei pea ukse peal mõtlema, kas mul on turvaline sealt uksest sisse astuda või ei ole, vaid et see otsus on tegelikult enne teda ära tehtud. Et kui see uks juba on lahti ja see eriala on seal avatud, see teenus on siin olemas, siis see tähendab, et see on turvaline ja mina patsiendina ei pea mõtlema, et tegelikult ma äkki peaksin mõne muu ukse taha jooksma. Ja kas see on lotovõit või ei ole? Jah, kas see on lotovõit või ei ole, et küsida, et kes on valves, kas keegi teab, kes on valves? Jah, et me ei peaks seda mõtet üldse mõtlemagi. See on natuke ideaalmaailm, kuhu jõuda, aga me ei ole ainsad, kes seda mõtlevad ja selles osas mul on hea meel öelda, et Terviseamet ja Tartu Ülikool täna on selles osas koostööd tegemas. Kevadel oli mitu kohtumist ja nüüd sügiseks on juba ma ei saa rohkem öelda, kui et kondikava, et kuidas seda Eesti pädevusraamistikku siis arstiabis eelkõige kirja hakata panema, kelle täna on pädevuse mõõtmine vabatahtlik, eriala seltsidele antud, väga suur kohustus, väga ressursimahukas. Kuidas me seda teeme, kas see on linnukeste korjamine või see on sisuline tegevus, eks ju. Aga see, et me peame seda paremini sõnastama ja seda murekohta täna ka Terviseamet näevad, et nemad seda öelda ei oska, on pöördunud meditsiiniteaduste valdkonna poole, arstide poole, et seda hakata sõnastama, see on pikk protsess, aga ma loodan, et me seda rada pidi minemas oleme. Kõiki arsti tegevusi lisarahastuse alla panna, mina siia oma kätt alla ei pane. Ma ei kujuta ette, et mina oleksin naiste arstina valves ja mõtleksin öösel kell 3. Oota, aga kui ma praegu selle lõikus ära teen ja tegelikult teda hommikuni ei raviks niisama, siis ma saaks rohkem palka. Ja. Ma ei saa selliseid otsuseid, seda ei saa igas väikses asjas, ei saa sinnamaani viia, et arsti sissetulek sõltub sellest, mis liigutusi ta teeb või et kui ma teen rohkem neid lõikeid või kui ma teen midagi vähem, eks, et tulemus peab olema see, et patsient saab tervishoiuteenuse, ta saab terveks, ta saab paremaks seisund, nii nagu meil
TTKS ette näeb, jah, ja ma ravin tema haigust, ennetan tulevikku, aitan, et tulevikus läheb paremini. Kuidas seda lauset mõõta? Jah, see on väga raske ülesanne, mitte tehtamatu, aga väga raske ja seal võivad tulla selle protsessi sees otsused, mis meile ei meeldi. Ei pruugi mulle meeldida, ei pruugi sulle meeldida, ei pruugi patsiendile meeldida, aga kuskile tuleb see piir tõmmata. Midagi teha pole, kuskile tuleb piir panna. Nii et te põhimõtteliselt olete siis meditsiini või arstiabi teenust disainimas. Proovimas sõnastama seda, kuidas mõõta eriarstide pädevust edasises elus. Et kui me ütleme, et eriarsti läbimise programmil on meil olemas sätestatud tingimused, millele me Euroopa tingimustes peame ka vastama ja vastavalt sellele koolitame, sest me teame, et residentuur on tegelikult stardipakett, stardilavas ju kiirendi, aga sealt edasi hakkab elukestev õppe ja töö, mis kestab 100 aastat siis ütle sellemal, et siis 100 aastat ja see ei lõppe residentuuriga, vaid sealt minnakse teele ja kuidas siis sealt edasi seda pädevust tagada, et mis asju, mis tasemega, mitu aastat järjest, mitu protseduuri nädalas peab tegema selleks, et hoida taset. See on väga keeruline küsimus, aga seal tuleb neid otsuseid teha täna rohkem, kui me siiamaani teinud oleme. Aitäh, Jürgen, näpp püsti. Ja, mina tahaksin noore perearsti vaatevinklist kahte mõistet defineerida, mis siit on läbi käinud, et üks on bürokraatia ja teine on dokumentatsioon. Et bürokraatia on selline mõiste, mis ühtedel peremeditsiini residentidel ajab kõik jõukarvad püsti ja tema tahab sellest võimalikult eemal hoida. Et tema tahab teha ainult arstitööd. Et see on täiesti okei. Tervisekeskuse mudelis toimib see variant väga hästi. Kas sa natukene avad seda, et mis see bürokraatia sisuliselt on üldse näiteks peremeditsiinis? Bürokraatia all tavaliselt mõeldaksegi pigem seda, et meil on ruumid, kus me saame tööd teha, et elekter oleks olemas, et prügi läheks ära, et tarvikud oleks olemas ja kõik see. Ja kas te peate mingid aruandeid ka tegema? Kõik selles mõttes, mis tagab selle, et me saaksime tööd teha. Siis on see arstitöö sinna juurde. On teised peremeditsiini residendid või juba perearstid, kellele väga meeldib kõik selline korraldamine, toimetamine. Nemad on siis need, kes teevad kas oma tervisekeskuse, oma perearstipraksise. Küll aga nad võtavad mõnele sellisele rutiinsemale tööle ikkagi keskusele juhataja või assistendi sinna kõrvale. Ja teine mõiste siis on dokumentatsioon. See on tegelikult selline asi, mis igal arstil tegelikult meeldima peaks. Et me tahame kirjutada, me tahame kirja panna, mida me nägime, mida me mõtleme, mida me tegime. Ja see tuleb ka otsapidi sinna turvalisuse juurde, millest Helen rääkis. Me tahame teada, mida teine arst selle patsiendi kohta mõtles. Kui see patsient käib näiteks haiglaarsti juures ära, tuleb perearsti juurde tagasi, tema seletab seda, mida tema aru sai, aga ma tahaksin tegelikult teada, mis seal tegelikult juhtus. Kui seal ongi see epikriis, see kokkuvõtte haiguslugu on selline, et patsient tuli, süda töötas, läheb perearsti jälgimisele. Tegelikult ma ei tea, mida ta tegi ja mida ma jälgima siis peaksin. Et sa tahad öelda, et see dokumenteerimine ikkagi on nagu väga ebaühtlasel tasemel ka teistel erialadel? Ja kindlasti, et on väga erinevaid epikriise. Ma ei taha seda kuidagi stigmatiseerida, aga kuidagi tundub niimoodi, et nooremad saavad aru sellest natukene rohkem. Ma ei tea, kas see on seal tehnikaoskuse taga või mille taga, aga selles mõttes... seal võib olla ka see, et lihtsalt noorematele arstidele on seda õpetatud. Ja võib-olla aastaid tagasi võib-olla ei õpetatud. Ma arvan, et ka kasutused, ma arvan, et kasutavad ise rohkem. Et kui mina mõtlen, siis mina kirjutan digilukku oma patsientide loost selliselt, nagu ma ise tahaksin lugeda või seda infot, mida ma ise tahaksin saada. Ja ma natuke nagu unistan, et keegi loeb seda. Aga patsiendid loevad ka seda. See on väga tore. Ja seal ongi väga oluline see, et patsient ka aru saaks. Et seal on see, aga ma olen nõus Jürgeniga, et seal on see patsiendi osa ja mitte kuidagi nagu ainult heas mõttes, aga seal on ka see arstlik osa, et ma tahan anda ta üle sulle või tagasi sulle, ta tuleb uuesti mulle ja sulle, et me omavahel ka nagu suhtleksime. Et mina täna näen, et see dokumentatsioon võiks minna niimoodi sinna tasandina, et see on suhtluskanal nagu meie vahel. Tegelikult on niimoodi, et ma panen selle täna digilukku kirja, see on seal, siis ma helistan Jürgenile. Et kuule Jürgen, et sinu patsient käis minu juures, ma panin sulle epikriisi paar asja kirja, palun vaata seda. Et see veel sellis, me küll tahame olla digiriik ja me oleme digiriik, maailma mõistes kindlasti oleme. Punkt, siin ei ole üldse vaidlusküsimust.
aga see hetk, et see digisuhtlus täna eriarsti ja esmatasandi vahel ei ole veel nii otsene, et sa koheselt ei saa nagu omavahel teada, mis me teineteisega räägime, seal peab ikkagi olema see mingi lisaliigutus juurde. Ja kui see läheks käima nii, nagu ma saan aru, et osades mõttes perearstil on täna kiirabiteavitused ja nii edasi, et no on piloote selles osas olnud, et saaks seda teavitust niimoodi, et siis läheks see digilugu sellisel kujul käima, et see dokumentatsioon on päriselt sisuline ja kui ta on sisuline, siis ta on motiveeriv. Seda näitab igasugune uurimus, et inimese ta teeb oma tööd siis motiveeritud, nagu ta saab aru, et sellel on mõtet. Kui ma teen lihtsalt sinna seisva PDF-i, mida mitte keegi kunagi rohkem ei vaata, minu motivatsioon seda ilusti adekvaatselt täita on üsna madal. Aitäh, ma omalt poolt lisaksin selle dokumenteerimise kommentaarina juurde, et mida tegelikult Eestis väga-väga harva leiab, on funktsioonipõhine hindamine ka, et see arst ütleks, et mida see inimene saab teha ja mida ta ei saa teha. Et sõltuvalt sellest, mis haigust on käsitletud või mis organit või mis kehaosa, eks. Et seda infot leida on üliraske ja see on tegelikult väga väärtuslik info inimesele, patsiendile endale ja see on väga väärtuslik info ka tegelikult tööandjatele, et mida inimene saab siis ise öelda või tervishoiu kaudu öelda, et mida see piirab see haigus. Karita, palun. Ja, et minu jaoks see epikriis või siis see haiguslugu, mis läheb terviseinfosüsteemi, on tegelikult ka suhtluskanal patsiendiga. Et üks on see arst-arsti suhe, aga tegelikult, kuna patsiendid on täna juba väga aktiivsed ja kasutavad igasuguseid digilahendusi, siis nad tegelikult väga palju loevad oma haigusjuhtude kokkuvõtteid ka. Ja meil oma keskuses minu patsientidega on sellised kokkulepped, et ravisoovitused ja juhendid ma panen ka sinna haigusjuhu juurde ja patsiendil on väga hea spikker, et mida ta peaks edasi tegema ja tegelikult ka, et kuna ta näiteks jälle peab oma analüüse kordama või kuna ta ennast uuesti näitama, peab tulema pereõele või perearstile. Väga hea. Kas keegi soovib veel? Ma paneksin siia veel ühe punkti veel juurde, et on ka selliseid väga kohusetundlikke patsiente, kes tulevad põhimõtteliselt otse haiglaarsti vastuvõtult perearsti juurde, öeldi, et mine perearsti juurde, tulin, nii, aga mis me nüüd teeme? Vaatame, epikriisi veel üleval ei ole, lepime kokku, et võib-olla siis mõne päeva pärast äkki see epikriis on seal olemas, et siis kohtume uuesti ja vaatame, mis me tegema peame või üritame selle vastuvõttu siis niimoodi lahti mõtestada, et mis seal haiglas siis tehti, et mis me nagu võiksime siin siis edasi teha sellega. Ma arvan, et üks koostöö, mis on täna siin pealkirjas, on minu jaoks väga tugevad igapäevatöös on just see eriarsti ja perearsti omavaheline koostöö. Et ideaalis ikkagi patsient on jälgitud ja hoitud oma perearsti poolt. Et ta läheb vahepeal sinna eriarsti juurde, aga mitte nagu kuskile üle pimeda müüri katapuldiga kuskile suunas. Kuskile ta maandus, perearst täpselt ei tea kuhu. Ja siis kui ühel hetkel võib-olla lendab tagasi üle pimeda piiri, vaid et ta pigem läheb nagu läbipaistva ikka nagu maailma. Kuskile tuleb tagasi, see suhtlus on sedapidi hoopis nagu läbipaistvam ja ma tahaksin rõhutada seda perearsti ja nii-öelda haiglaarsti, ma ei tea, kus me seda nimetama, sest perearst on ka eriarst, kogu aeg meil kuidagi jääb see nagu, et perearst on ka välja õppinud, spetsialiseerunud tippspetsialist, ta on see House, kõik te noored, kes te teate Dr. House'i, olete vaadata, tema on perearst, tema on dream come true, kõige targem inimene maailmas, ta on perearst. Et see suhtlus läheks sinna tasandile, et meil on mõlemat vaja. Me ei saa ilma teineteiseta. Me ei saa lihtsalt ilma teineteiseta ja selles osas on täna peremeditsiini residentuur niimoodi üles ehitatud, et pool tsüklitest on haiglad just selle mõttega, et ühtepidi saada teada, kuidas see eriarst siis, mis ta siis teeb seal, kui süda töötab ja läheb tagasi ja mis siis seal päriselt töötab, aga tegelikult oleme ausad, on see inimsuhete loomine. Et kui see perearsti resident 2 aastat, 24 kuud käib eriarstide vahel haiglas, erinevates haiglates, see kogub endale tegelikult tutvusringkonda heas mõttes, mitte hallas mõttes, vaid ta kogub endale seda ringi, kellele ta saab helistada, kelle käest ta saab abi küsida, kellega ta saab rääkida. Ja täna see on meie kapatsiteet, see on meie ressurss, meie siin oma vahel, me teame üksteist, me oleme koos õppinud, me läheme siit edasi, me ei lähe kusagile nii-öelda teadmatusse, tundmatusse, me töötame kusagil Eestis. Kõik Eesti välisakrediteerijad, kes on meie programme vaadanud, ütlevad, et kas te ikka Eestis saate aru, et teil ei ole ühtegi nii-öelda piiriala. Et teil ei ole mitte ühtegi Eesti arsti, kes läheks kuskile tundmatusse alasse tööle. Iga teie programmi lõpetanud arst ravib kedagi teie tuttavat.
Te ise ikka saate sellest aru, ma lihtsalt igaks juhuks ütlen, tulles mingist riigist, kus on miljonid ja miljardid. Et see on midagi, mida me peame endal hästi meeles hoidma, et me oleme kogu aeg tegelikult ühes basseinis ujume siin, kogu aeg. Jah, see on võrgustiku küsimus ja võrgustikud tegelikult võimendavad üksik osalejaid väga võimsalt. Ja väga hea, et me jõudsime nüüd siia koostöö osas, sest aeg ruttab. Pärast, kui me siin veel 20 minutit räägime nüüd koostöös, siis saavad sõna ka kuulajad. Nii et ma annan sõna, aga käime nüüd kõik ühekaupa uuesti läbi selle koostöö teema, et kui ressurssi napib nii inimesi kui raha, kui muid vahendeid, et siis tegelikult see võrgustike loomine ja koostöö on üks väga suur ressurss, mida me tõenäoliselt saaksime ka esmatasandi meditsiinis paremini ära kasutada. Et kuulaks hea meelega teie igaühe mõtteid, et kelle vahel see koostöö, Helen siin põhjalikult juba alustas sellega, et kelle vahel see koostöö peaks olema, missuguste spetsialistide vahel siis esmatasandil, mismoodi see peaks olema, kuidas see koormus, mis siis sellele esmatasandi arstiabi teenusele tuleb, võiks olla jaotatud erinevate spetsialistide vahel. Alustame Jürgenist. Kui ma juba siin mõistete defineerimise juurde tulin, siis ma jätkan samal lainel, et tooksin järgmise mõiste oma healt sõbralt kursavennalt, et see olukord, mida Helen praegu kirjeldas patsiendi kohta, et seda nimetab tema süsteemi ringlema viskamiseks. Et viskame sinna kuskile haiglasse, siis ta käib seal kuskil natukene ringi nagu pesumasina, siis sülitatakse kuskilt välja, siis ta tuleb perearsti juurde tagasi. Et see on nagu see halb variant. Et hea variant on ikkagi see, et patsient teab, mis tema mure on, mis tema eesmärk on, perearst teab, et ta saadab patsiendi haiglasse ja et ta satub õige spetsialisti juurde. Et selle jaoks on tekkinud e-konsultatsioon. Mina olen läbinud residentuuris sellel ajal, kui e-konsultatsioon juba oli olemas. Et ma tegelikult ei kujuta ette, kuidas see elu enne seda oli. Et see on selle telefoni, tasku eriarsti, tasku haiglaarsti selline asendus, et ma saan ikkagi ametlikku teed pidi ka haiglasse kuidagi selle patsiendi saata ja nemad siis saavad otsustada, et patsient saaks temale vajalikku abi vajalikul hetkel. Ja see koostöö võikski siis selles mõttes seisneda selles, et need e-konsultatsioonid toimiksid, et need oleksid viisakad, adekvaatsed ja mulle meeldib ka näha seda, et haiglas omavahel toimib see konsultatsioon osades kohtades, et ma olen seda ka hakanud nägema juba. Aga kuidas noor perearst seda näeb, et kui perearst ise tahab 4 päeva nädalas töötada, et siis kui palju peaksid näiteks pereõed vastuvõtte tegema, et kuidas koostöö perearstidega siis ära jagada? Et perearsti keskust, tervisekeskust ilma pereõdedeta me ei kujutaks ette, et pereõde on ikkagi keskuse süda, hing, perearst on seal olemas, kui tema ette jääb, et tihtipeale me näeme seda ikkagi niipidi, et pereõdesid on rohkem, tervisekeskuse mudel kujutab seda, et me saame neid õdesid võtta natukene rohkem, kui oleks selline üks arst, üks õde keskus, mis omakorda tähendab seda, et need õed saavad seal natukene jagada oma tööülesanded, need ei läheks liiga rutiinseks, nad ei väsiks ära nendest ja võib-olla mõnikord saab ka natuke lühema tööpäeva selle tõttu teha, et neid pereõdesid on lihtsalt piisavalt palju, nad saadavad oma vahel katta neid ülesandeid. Elle? Jürgen tõi selle e-konsultatsiooni, mida ma tahtsin sinna Helenile kommentaarina vahepeale juurde visata, et me tegelikult perearstidena ei taha oma sõpru tuttavaid arste tülitada. See on viimane häda, kui ma tõesti olen nagu kuskil hädas, siis ma otsin välja, aga ma tegelikult ei taha. Ma ei pea seda õigeks, sest mina ei tea, võib-olla Helen sellel ajal, kui mina talle helistan, tegeleb oma perega, on mingisugust puhkehetkes, mingisugune lauamäng on poole. Sorry, see on tema õigus olla niimoodi. E-konsultatsioon on hea, ta vastab sellele siis, kui temal on tööaeg ja on õige hetk selle vastata, ta ei ole muude asjadega hõivatud. Aga ma tahtsin juurde tuua siia selle aspekti, et patsientidel
on jube keeruline. Ma igaks juhuks ei viska seda küsimust hääletusse, aga võite mõelda, et kui küsimus oleks, kui teil on vaja saada oma haigla eriarst kätte, kas te saate helistades sellele arstitoa telefoninumbri kellegi kunagi kätte? Vastus on kindel ei. Et see on nagu 100% kindel. Neil on, see on ilmselt kuulujutt, aga osades haiglates täitsa kindlalt, neil on 2 telefonihelinat, üks on haiglasisesed kõned ja teine on haiglavälised kõned, eks ju. Ehk et ega nad väga rõõmuga ei võta, sest jälle see on nende puhkehetk, kui nad seal arstitoas on, tegelevad oma dokumentatsiooniga ja see on minu meelest suur probleem. Patsient, kes on eriarsti jälgimisel haiglas, mõne spetsialisti juures, kes on haigla eriarst, tema jääb tihti täna süsteemi hammasrataste vahele, kui ta ei ole suutnud sellest arstist, me oleme samas konnatiigis, nagu Helen ütles, eks ju, kätte saada selle arsti isiklikku numbrit või ta ei ole tema tuttav, kellele tema saaks siis helistada, et kuule, mul on see häda, on ju. Jälle, see diskussioon, mis siin oli enne meid, siin üks patsiendi esindaja rääkis, kuidas temal insuliini retseptidega on hirmus keeruline, ta neid kätte ei saa ja siis peab 100 aastat tagasi ajama, või 100 aastat taga ajama inimesi, siis ta ütles ka, et need võiks ju automaatselt uuenevad olla. Ehk minu suur unistus koostöö osas on koostööga haigla eriarst patsiendiga, kelle jälgimisel see eriarst on, et antakse sellele patsiendile kanal, mis töötab, mille kaudu patsient saab selle eriarstiga ühendust võtta. See ei pea olema telefon. Kui see on telefon, ehk siis inimesel on nii kriitiline olukord, et ta peab helistama, siis ta peaks olema seal erakorralise meditsiini osakonnas, see inimene peaks olema ära õpetatud, kui sul on erakorraline olukord, tuled siia. See peaks olema sarnaselt minu meelest perearstidega, et sul on see e-konsultatsioon oma eriarstiga või mingisugune 60% perearsti keskustest täna kasutavad digitaalset pöördumise platvormi. See tähendab seda, et selle asemel, et ebaturvalist e-maili saata, ma kirjutan turvaliselt identitud süsteemi kaudu, tere, mul on retsepti pikendust vaja, mul on mingi küsimus. Sarnane digilahendus võiks olla sellel patsiendil lubatud oma eriarstiga, kui see eriarsti jälgimiselt on. Et see koostöö on minu meelest täiesti puudu, see on jälle lotovõit, kui sa saad hea koostöö sealt ja siis need patsiendid satuvad perearsti juurde. Tere, ma olen eriarsti jälgimisel, ma olen tagasi kutsutud, saatekiri on tegemata, ravimid on otsas. Õnn, kui see ravim on see, mida perearst võib pikendada sama soodustusega. Ebaõnn, kui see on ravim, mida perearst ei saa sama soodustusega ja mina pean siis kulutama meie ühist Tervisekassa raha, et teha see e-konsultatsioon sellele eriarstile, et kuulge, tehke talle nüüd see retsept ära, kuna see õige koostööahel ei tööta. Ehk seda koostööd tunnen mina, et on vaja kiiresti hakata parandama. Saan õigesti aru, et sa mõtled seda, et patsient saaks ise oma eriarstiga spetsialistiga, kellega tal on kokkulepe, et ta on tema jälgimisel, jah. Hästi, Karita. Mina tooks lisaks kõigele, mis te juba nimetasite, e-konsultatsioon ja pereõdede olulisus äärmiselt tähtsad, 100% nõus. Tooksin välja võib-olla selle aspekti, et täna perearstid oma residentuuris käivad väga palju erinevaid erialatsükleid läbi. Nad on tõesti Dr. House'id ja väga targad, väga nutikad, peavad ükskõik mis murega, mis uksest sisse tuleb, mis patsiendil on, hakkama saama. Aga mulle tundub täna noore tulevase perearstina, et tegelikult meie eriarstid väga tihti lihtsalt ei tea, mida perearst teeb. Et kui meie käime haiglas oma tsükleid tegemas, siis tegelikult väga paljudes erialade residentuurides peremeditsiini sees ei ole. Ehk siis minu üleskutse on, et need muud erialade eriarstid võiksid ka natukene rohkem esmatasandist teada. Aga ma saan aru, et mõned plaanid selles osas juba on. Ja teine idee, mida mina paneks lauale, on täpselt see töötervishoiuarst, kes Evelin tõi väga hästi välja, et ei saa inimesi kuivõrd palju ravida Eestis. Aga ometi perearsti juurde korra aastas või korra paari aasta jooksul eksivad ära patsiendid, kellel on varsti töövõime hindamine või puude hindamine. Ja täna oleks see minu jaoks esimene koht, kus töötervishoiuarst saaks nii palju abiks olla ja toetada perearsti. Jah, iseenesest töötervishoiuarstid õpivad ka välja võib-olla nagu selliste probleemidega tegelema, mida
perearstidele ei õpetatagi, eks, et kas või need samad luulihaskonna probleemid, et aga me lihtsalt ei saa rakendada. Samas, miks mitte ei võiks ka mõni töötervishoiuarst seal tervisekeskuses aeg-ajalt vastuvõtte teha, eks ju, et kui on ikkagi tööga seotud mingisugused tervisemured, et ta lähebki otse töötervishoiuarsti juurde. Ühesõnaga, Eestis on see täiesti kasutamata ressurss, et selle võiks tööle panna iseenesest. Seda ressurssi väga palju ei ole, et ei jääks siit muljet, et meil on töötervishoiuarste kuskil ülearu, et seda ressurssi on ikkagi minu meelest käputäis on ju töötervishoiuarste. Aga see teenus iseenesest on täna, saab rohkem saaks ära kasutada tööle panna. Just arstid saaks tööle panna. Kas Helen tahab veel midagi lisada? Täiendaksin seda, et ma ikkagi olen selle koostöövõrgustiku poolt, midagi teha pole. Ja ma ei mõtle seda, et minu isiklikule telefonile, mida Ellemal teab, peaks ta helistama näiteks homme, eks ju. Aga kui ma laupäeva öösel valves olen, siis tegelikult ta ju võiks. Aga et ma ei mõtle seda, küll aga ma mõtlen seda, et ka e-konsultatsiooni tehes mulle tean mina sind, jah, või ma tean Jürgenit või ma tean Karitat ja see on see võrgustik, kuidas minu vastuse sisu on niivõrd, kui me tajume seda, et me oleme üheskoos ja üheskoos selle patsiendi eest hoolime, siis on minu vastus ikkagi sisukam Evelinile, kui ma tean teda ja see on see võrgustik, mida ma mõtlen. Tõsi, e-konsultatsioon täna on loodud väga hea mõttena. Murekohana ma näen eriarstina, kes e-konsultatsioone vastab, et mul ei ole täna veel kaitstud aega selleks, et e-konsultatsioone vastata, mis on täiesti sisuline töö. Kui ma tahan e-konsultatsiooni vastata, siis küsimus on, kui hästi see mulle on koostatud, ja? Kui palju ma pean digilugudes surfama, tegelikult ise aru saama, milles küsimus on, või see on kõik selles e-konsultatsioonis juba kirjas, et ütleme, hea saatekirja, hea e-konsultatsiooni tegemine minul oma erialal võtab vähemalt 15-20 minutit ise aega, mis ei võta 2 minutit, eks ju, aega. Ja täna mina, kes ma tegelen endometrioosi krooniliste haigete patsientidega, meil on kanal olemas ja kanal on meil ja kaugvisiit. Meil on kõigil patsientidel iga aja tagant kaugvisiit, ehk siis kõne temale, ta teab, tal on väga digiregistratuuris, tal on kaugvisiit tulemas, ta teab, et see on seal ja ta teab kõigi meie arstide meile, sest kõik meilid on avalikud. Et täna tegelikult see on kanal ja arstide toa telefoninumber ei tööta, sest ta töötab, ta heliseb, aga ta heliseb kogu aeg konstantselt. Ja kas me samal ajal pumpame kedagi seal samas kõrval või jookseme oppituppa või aitame õdesid, et see telefon on teisejärguline, ilmselgelt on arstide toas teisejärguline, aga ta tegelikult heliseb ja me võtame ta päriselt vastu, ma pean ütlema. Aga et see patsiendi, mina tahan seda koostööd tuua täna siia, et see patsiendi ja arsti vaheline koostöö, et nii eriarsti patsiendi kui ka patsiendi ja perearsti vaheline, et me ei tee seda ilma teineteiseta ja me teeme seda patsiendi jaoks ja see koostöö peab saama inimlikuks. Mina arstiteaduskonna lõpetades lubasin, et kui mina enam inimlik arst ei ole, siis mina enam arstina ei tööta. Ja ma lubasin kogu oma kursusele, kui nad märkavad, et ma enam inimlik ei ole, siis nad peavad mulle seda ütlema. Siiamaani nad veel ei ole öelnud. No iseenesest tegelikult, mina pooldan ka neid võrgustikke ja koostööd ja mina tegelikult helistan ka suhteliselt tihti oma kursuse kaaslastele ja tuttavatele arstidele selleks, et lahendada ära nende inimeste mured, kes minuni jõuavad. Aga lohutuseks võin teile öelda, et kui sul on isiklikud telefonid, siis kui sa kellelegi helistad, tal on alati õigus sellele mitte vastata. Nii et ei pea muretsema, et ma satun segan teda, et kui ta ei saa võtta, siis ta ei vasta ju. Aga aeg on rutanud. Ma paneksin ette nüüd panelistidele viimase ringi teha nii, et te kõik ütleksite, mis on see üks asi võib-olla, mis on siin tänasest jutuajamisest välja tulnud või varasemalt, mida te olete mõelnud, mis oleks kõige oluline asi muuta või parendada või arendada, et seda esmatasandi meditsiini teenust paremaks ja kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks teha. Et mis see üks idee on, mis oleks nagu tehtav? Ma võib-olla tooksin lõpurepliigiks võib-olla sellise kastist välja mõtteviisi, et kõik räägivad tavaliselt, et arstide puudus, raha puudus, et tegelikult inimese tervis on ikkagi tema enda kätes ka, et mitte ainult arsti kätes, aga tema enda kätes. Et selline, üks asi on, et arstid peavad harima patsienti tema tervise osas, aga teine on see ka, et see patsient ise võiks ka natukene oma tervise eest hoolt kanda. Tervislik toitumine, tervislikud eluviisid, see on see, millest me iga vastuvõtt põhimõtteliselt räägime patsiendiga. Ja kui mingi hetk patsient hakkab seda teed mööda edasi minema,
noh, me tahaksime ikkagi, et me elaksime ju nagu EAÜS on Eesti Arstiteaduste Üliõpilaste Selts, et Eestis elaksid maailma kõige tervemad inimesed. Et kui inimesed on terved, nad teavad oma tervisest, oma terviseprobleemidest, kuidas neid lahendada. Noh, alustame sellest, et mis ravimeid patsient tarvitab. Et kui ta teab neid ise nimetada, teab, millal ta neid pikendama peab, et siis see arstide koormus seeläbi ka väheneb. Kindlasti. Elle? Kas seal seltsi tunnuslausest võeti need õnnelikud ära või? See ka, jah. Et õnnelikkus on ka oluline selle terve asja juures, et esmatasandi arengukava sai kinnitatud sellel aastal. Seal on tegelikult kõik vastused olemas. Nüüd on vaja otsuseid, et need tegevused ellu viia, need rakendada ja siis on aastal 2035 meil oluliselt parem tervishoid, kui ta on täna. Aga mis see üks kõige tähtsam asi on, mis oleks nagu tehtav kohe? Kohe. Kiireid asju sedasi, et nagu täna kohe teeme ilmselt ikkagi see ressursi teema, ja otsus ära teha, et mida me tahame esmatasandilt, et mida me Eesti inimestele esmatasandilt lubame. Selle ravikindlustusraha eest, mis on see, mida inimesed saavad igal pool üle Eesti. Ja mida nad ei saa? Jah. Karita, palun. Mina tooksin välja inimese ja perearsti vahelise usalduse, et alati tasub mõelda, et perearst ei ole üksi, et tema juures seisab vähemalt üks väga-väga professionaalne ja tubli pereõde. Tihtipeale on seal meeskonnas ka kliinilised assistendid, ämmaemandad, kui tegemist on tervisekeskusega. Nii et ärge arvake, et kui kõnele vastab pereõde või assistent, siis te jääte abita. Et kõik need mured ja probleemid, mis peavad jõudma perearstini, jõuavad perearstini. Ja see usaldus võiks olemas olla ja see on koht, mida saab parandada täna. Et sa mõtled seda, et perearsti teenust ei osuta ainult perearst, vaid kõik selle meeskonna liikmed. Ja need õed on ju tegelikult eriväljaõppega, et pereõdesid tuleb rohkem usaldada, tõepoolest. Kas Helen tahab midagi? Ma annaksin lisahääle sellele usaldusele. Palun usaldage oma perearste. Kui teil on perearst, kes ütleb, et ta selle haiguse või seisundiga teab, mida teha ja oskab seda ravida, siis andke ja lubage ennast tema kätesse. Palun usaldage tõesti oma perearste ja perearstisüsteeme. Ja seda usaldust, seda, mida me kohe teha saame, lihtne on see, et seda, mida me teha saame kohe, on see, mida mina ise teha saan. Ja mida mina ise teha saan, on see, et te kõik oma teekonnal, oma elus puutute kokku kellegagi, kes õpib arstiks. Ta on kas esimese 6 aasta seas või siis juba residentuuris. Selle 10 aasta jooksul te kindlasti kohtute mõnega oma selle õpingu teekonnal. Mõelge, kui suur osa saate olla tema väljaõppest. Kui teie olete nõus temaga rääkima, olete nõus oma haiguslugu temale rääkima, nende juhendajad usaldavad juba teda teiega kokkupuutele. See ei tule niisama, et me saadame esimesel 0 päeval teid kuidagi lõikama, see ei käi nii. See käib samm-sammult, etapi viisilt anname me usaldusi oma õpilastele edasi. Ta on täna teie juures ja kui teie ütlete jah, loomulikult ma tahan aidata sinul saada paremaks arstiks, paremaks tervishoiutöötajaks, siis sellel päeval, kolmapäeval kell 3 on see haiglas ja perearsti vastuvõtul on keegi, kes on seal kõrval, kes õpib. Teie saate olla tema teekonnal väga oluliseks osaks, kas siis eriala valikul või oma eriala hoidmisel, et ta jätkab tervishoius või ta valib oma eriala, sest teil oli näiteks, ma ei tea, reumatoloogiline haigus. Ja nii tore patsient tal, te kujuta ette, kui palju lugusid ma selliseid noorte käest kuulen, miks te otsustasite saada sisearstiks. Teate, mul oli üks Võrumaa mammi ja siis selle Võrumaa mammil on ja see lugu läheb. Ja sellepärast ongi ta täna sisearst. Nii et kujutage ette, sellisel hetkel, kui teie kohtute arstiks õppijaga ja te kõik Eestis kohtute, siis teie saate olla see mõjutaja. Nii et vaadake talle otsa, naeratage, öelge jah, te olete valmis rääkima oma lugu. Aitäh. Ma arvan, et ongi õige aeg nüüd meie publikut kaasata. Publiku hulgas esimesena tõstis käe muidugi perearst, aga alustame siis sinust. Aitäh. Mina toetan väga Karitat, et võiks olla perearstil kontaktvastude vastuvõttude vaba
aega selleks, et tegelikult süveneda, et need samad infod, mis me e-konsultatsiooni vastustena kätte saame, et me sünteesime nad läbi, mõtleme. Teate, kui keeruliseks on läinud viimase 20 aastaga elu. Meil polegi ennem olnud nii palju erinevaid ravimeid, nii palju erinevaid võimalusi, nii palju armsaid eakaid patsiente, kelle üle peab väga pikalt mõtlema, et mida seal teha. Ja mul on, Carita, sulle küsimus, et mis sa arvad? Meil on raviskeemid tihtipeale natuke vigased, et just eakatel kroonilistel inimestel, kas on sinna ununenud mõned rohud või mõned on puudu. Et kui need raviskeemid nende läbivaatamise juureks saaks kasutada näiteks proviisoreid. Ja, see on väga-väga tore mõte ja minu teada haiglates tegelikult seda päris palju kasutatakse ja selle kliinilise proviisori lisapädevusega sisearste on ka ja järjest rohkem juurde tulnud, ma arvu täpselt ei tea. Aga ma olen väga nõus ja tegelikult siin on ka, ma arvan, võib-olla tehisintellekti võimekust võimalik ära kasutada tulevikus, sellepärast et praegu mina olen väga selline pedantne, mina alati panen patsiendi raviskeemi kirja, aga see tähendab, et mul vähemalt 5-10 minutit kulub rohkem aega, kui ma esimest korda seda haiget näen. Ja sellepärast olekski ülihea, kui mul oleks mingisugune süsteem, mis mulle näitaks veidi automaatsemalt, mis on täna tema ravimid ja mille ta on ka tegelikult välja ostnud ja mis kogustes, et täna ma pean ikka väga palju klõpse tegema, et selle nagu nii-öelda üles leida, et see on üks aspekt, aga tõesti jah, kui saaks raviskeemide osas konsulteerida kliinilise proviisoriga, see oleks väga-väga suur boonus, sest et mida kõrgema ealisemaks meie inimesed elavad, seda rohkem ravimeid nad tegelikult tarvitavad ja võivad selle juures väga-väga-väga hea kvaliteediga elu elada. Aga seal on vaja neerufunktsioone, erinevaid funktsioone, organfunktsioone jälgida pidevalt ja see ongi see koht, kus tegelikult proviisorid saaks väga-väga efektiivselt kaasata. Aitäh, kas keegi soovib veel kommenteerida või pakkuda välja näiteks mõne idee, kuidas esmatasandi meditsiini paremaks teha või on mingeid ootusi, mida peaks kohe ette võtma? Ma võimalusel täiendaksin seda perearsti vastuvõtu aega, et täna, parandage mind, kui ma eksin, on ühe nimistu perearstil kohustus 5 päeval nädalas vähemalt 4 tundi teha vastuvõttu. Et minu ettepanek ei ole olnud absoluutselt see, et seda vastuvõtu aega lühendada. Küll aga ma arvan, olles nüüd maakondades ka nagu seda perearstiabi korraldamas, et tihtipeale saaks seda planeerida nii, et ma teen näiteks 3 päeval pikemalt vastuvõttu nädalas ja mul on pereõde, kes oskab erakorraliste probleemidega hakkama saada seal kohapeal igapäevaselt. Et need on sellised ideed, aga kindlasti patsient ei peaks kannatama sellest, et vastuvõtuaeg kuidagi lüheneb. Ma kindlasti annan selle tugevuse sellele, et see infosünteesimine täna, mida me enne korra e-konsultatsiooni teel rääkisime, et see hea e-konsultatsiooni vormistamine, sellele hea e-konsultatsioonile vastamine, see on aeg. See on tegelikult uus teenus pikas plaanis, mida meil ei ole sellisel kujul olnud, mis tuleb ka täna meie töösse sisse panna. Ma olen nõus, see on arstitöö, aga on ka nii-öelda neid tööprotsesse, mis oli lamp põleb ja elekter ja vesi jookseb ja nii edasi. Et seal tegelikult ikkagi on diskutaabelne, et kas see on nüüd arstliku erialakraadi vajav klikkimine või ei ole. Nende otsuste tegemine vajab kaitstud aega ja mina ütleks, et see on siuke unistuste nagu sünteesiaeg, et sul on 4 tundi patsiendile 4 tundi sünteesimiseks. Et haiglatöös võib sul juhtuda 12-tunnises valves, et sul on 12 tundi patsiendid. Ma näen siin publikus erialade esindajad, kes annaksid kohe käega märku, et neil üks patsient vahetub teisega ja napilt jõuab midagigi heal juhul mõelda, see käib ruttu kuskil siin, eks ju. Et see tegelikult on juba ressurss, mis on täna peremeditsiini tegelikult sisse kirjutatud. Küsimus on, kas see iga päev 4 tundi on piisav, kas seda peab muutma ühes ja teises suunas, kas see peab olema iga päev ja nii edasi. Aga see, et tegelikult on tööaja sisse arvutatud aeg tegeleda millegi muuga, on tegelikult juba täna mudelis ju teistmoodi esmatasandis.
kui on näiteks ju. Ei saa jätta niimoodi mitte kommenteerimata. Eriarstiabis, haiglates, lepingutes on samamoodi kollektiivlepingus igas koodis, mis meil on tervishoiuteenuste loetelus, on arstidel vastuvõtuaeg ja dokumenteerimise aeg. Kas seda päriselt haiglad võimaldavad, on hoopis teine see on võimaldatud. Aga perearstiabis, et ei jääks valet muljet, 4 tundi teeb perearst vastuvõttu ja 4 tundi kirjatööd, nii ei ole. See on seaduses miinimumnõue, et vähem kui 4 tundi vastuvõtta teha ei ole lubatud, aga meil on paralleelklauslid. Äge patsient peab saama igal juhul samal päeval vastuvõtule ja krooniline peab saama 5 tööpäeva jooksul. Ja see võib tähendada seda, et tippperioodidel, mis meil on seal talveperioodil, on perearsti vastuvõtud 10 tundi. Seda, et ma nüüd ütlen, ei, sorry, ma võtan 4 tundi kõik, eks ju, et seadus ütleb, ma ei saa ütelda, sest ma olengi see on meie paindlikkus, mis mul on, et kui on lihtsam, ma võtan 4, kui on raskem, kui on vajadus, ma siis pikendan oma need vastuvõtud, kuni mu kõik need asjad saavad tehtud. Evelinile ei saa jätta seda, et küll on tore helistada kursakaaslastele, muidugi on tore, aga dokumenteerimine, vastutus, reeglina keegi, kes telefoni teel sinule seda röntgenpilti kommenteerib, et on seal siis murdu või ei ole, tema seda mitte kunagi, mitte kuskile ei dokumenteeri. Hiljem patsiendil tekib mingisugune case, eks ju, üteldi, et murdu ei ole, on ju, kaebused püsivad, inimene siis läheb kuskile mujale, tehakse näiteks kompuuter otsa, on ju, oli kirjas, leitakse seal, et näed, ikkagi on murd, on ju. Kes vastutab? Perearst vastutab sellepärast, et tema konsulteeris seda teist inimest, kes talle ütles, et ei ole. Seda pole olemas. Seda dokumentatsiooni pole olemas ja sellepärast see telefoni teel konsulteerimine perearstide poolt on absoluutselt viimane asi, mida me teha tahame, sellepärast, et me tahaks, et sellest konsultatsioonist jääks adekvaatne jälg maha, mille abil meie saaksime natukene ennast kaitsta ja patsient näeks ka, kes see doktor oli, kes teda konsulteeris, eks ju, et kui ta tahab sinna uuesti vastuvõtule minna, võib-olla oli nii tore see konsultatsioon, on ju, et see on hästi oluline, et see jälg jääks maha, et kes konsulteeris, mida ütles, mis seal sai, et see ei ole perearsti enda suva. Mina panen alati muide kirja, kui ma päriselt kellegi käest küsin, teise eriarsti käest telefoni teel, siis ma panengi selle patsiendi digilukku selle kirja. Kas teine oli nõus? Kas teine oli nõus? Jah, et ma küsin, eks ju, ütlen ja panengi nagu lühidalt kirja. Ja, aga seaduse raames, kui me hakkame mõtlema, et seal juhtub midagi, siis vastutuskindlustusega, mis meil eelmine aasta ju rakendus, eks ju, see ei päde. Seda teist konsultatsiooni pole olemas olnud. No selles vaates, jah. Ehk siis see ootus, et perearst nüüd hakkab kõikidele oma sõpradele helistama, see on asi, mida me teeme absoluutselt viimases hädas. Ja kui teie perearst ütleb, teate, ma pean helistama oma tuttavale, siis teate, te olete päris kehvas olukorras, et järelikult on ikkagi olukord jama, loodame, et te sinna ei jõua. Nii, kas publikus on tekkinud? Palun. Tere, mina olen Ülle Raplast ja mina juhin ühte sellist projekti, mis tegeleb hoolduskoordinatsiooniga ja see on pilootprojekt ja põhimõtteliselt see on ikkagi perearstidele sotsiaaltöö koormuse mahavõtmiseks. Nii et kes meil ikkagi on kasutanud seda teenust, need ütlevad, et nad ei kujuta ettegi ilma hoolduskoordinaatorita enam seda tööd, sest perearstid ei pea oma kallist haridust raiskama selle peale, et tegeleda siis kuhu nüüd see patsiendi edasi paigutada või otsima kontakte siin sotsiaalvaldkonnaga. Et see on päris keeruline. Nii et see on üks koostöövõimalus. Ma väga loodan, et see läheb laialt üle Eesti käiku. Selline plaan ju on. See kõik on allkirjastamisel praegult, et nii-öelda tervisejuhid, mis ei ole minu meelest küll õige sõna, tuleksid perearstide juurde ja Confido ka Raplas, kasutage rohkem meie hoolduskoordinaatorit. Jõudu teile. Mis see õige sõna oleks, ma küsin, et kui on ettepanek? No see tervisejuht on ikkagi eksitav. No praegu on plaanis on terviseteekonna juht on plaanis. Ei ole nii pikk ka sõna. Praegu on plaanis. On küll. Muudeti ära juba meilt. Võib-olla natuke aega mõelda selle sõna peale. Aga mis su ettepanek on? Mõtlen ka. Aga hoolduskoordinaator on ka nõme sõna, eks ju, et ta nagu ka eksitab. Aga tervis on jällegi teine väärtus, et siis see jälle eksitab selle tervise kuidagi
võtab selle väärtuse maha, et tervis tekib ikkagi seal spordihoones, mitte perearstikeskuses, et noh, see on minu kui terviseteadja seisukoht. Väga hea repliik, iseenesest tegelikult see sotsiaalvaldkond ongi hästi lai ja suur ja spetsiifiline, et ja areneb edasi ka kogu aeg nii kiiresti, et ühel igapäevaselt nagu arstivastuvõtte tegeval spetsialistil on väga raske nagu seal ka orienteeruda samal ajal, et ma arvan, et see on väga hea, et ma olen ise haigla sotsiaaltöötajatega kokku puutunud ja neid on tõesti nagu ülivähe, et enamus patsiente peab haiglast lahkuma ikkagi ilma selle teadmiseta, mis ta nüüd edasi teeb, eks ju, et kui tal määratakse puue, kuidas see käib, kelle poole peab pöörduma, mis teenuseid ta siis edasi saab selleks, et ta tegelikult nagu terveks saaks, nii et selles vaates väga tore. Kas keegi tahtis teist kommenteerida veel? Haiglas on alati lihtne ja teistel spetsialistidel jääb perearsti jälgimisele. ei, ärme nüüd nii ütle. Haiglas on selles suhtes ikkagi meile meeldivad perearstid, meie perearste usaldame. Ei, sellest ongi, see lause ju ütleb, et jääb perearsti jälgimisele, näitab absoluutset usaldust, et ongi, et kui asi, et seal enam ei osata, ei saada midagi teha, asi on keeruline, siis ta jääb perearsti jälgimisele, nuputage edasi ja see hoolduskoordinaator on meie poolt äärmiselt tervitatav asi ja me loodame, et see, mis iganes nimega terviseteekonna juht või kes, et see saab igasse suurde tervisekeskusesse, et see on ka üksikpraksistele kättesaadav, et see saaks kiiresti lähiajal kätte. Täna me oleme juba seda koolitusprogrammi ju läbi vaadanud. Minu meelest on see terviseteekonna juhi koolitusprogramm isegi SOM-ist allkirja saanud. See on kõrgkoolidele minu teada juba saadetud hankes juba, eks ju, et ehk et see liigub hästi kiiresti ja terviseteekonna juhiks tänase nimega tahetakse, et tuleksid kas varasema sotsiaal erialaga inimesed või siis õeharidusega inimesed. Ja töötervishoiuarst näeb näiteks väga palju selliseid inimesi, kes on läbinud näiteks ütleme, et mingi liigese proteesimise ja keda üldse ei ole saadetud taastusravisse. Et on lihtsalt nagu haiglast välja kirjutatud, et ka sellises olukorras on vaja tegelikult, et keegi ütleks ja aitaks korraldada, et mis ta edasi peaks tegema selleks, et funktsioon taastuks, sest need, kes ei saa taastusravi, nendel kas ei taastuki täielikult või siis taastub väga-väga kaua, eks ju. No selle jaoks on ju meil Tervisekassa poolt eraldi endoproteesimise raviteekond, mis on ju toredasti rahastatud haiglatele, kus on ka kirjas täpselt, mida kõik peab tegema selle inimesega, kellele see protees pannakse, eks ju. On perearsti rollid, on haiglaarsti rollid, on kõik paigas, nii et väga kurb kuulda, et ikkagi on neid, kes sellel teekonnal ja mitte ainult proteesimise, vaid ka muude näiteks suurte lõikuste. Sellist teekonda lihtsalt vajavad kõik. Et see on täna väga edukas piloot, sellest näitab, et me peame tegelikult kirja panema ja ära otsustama, mis on sinu roll, mis on minu roll, mis on Karita roll ja siis me saame seda teekonda tegelikult turvaliselt teha. Kui me iga päev otsustame, et täna tegid sina, kui homme teen mina seda rada, siis tegelikult on patsient siin lipa-lapa ja niimoodi seda asja juhtida selles suhtes ei saa. Aga meil on vist publikust uus küsimus. Tervist, mina olen Tiit Telenorm, olen Estonian Business Schooli ettevõtlusprofessor ja mul on 2 küsimust. Esiteks, mul on mitu tuttavat eriarsti, kes kadestavad perearste, kes saavad väga suurt dividenditulu. Kui nüüd sellele vaatamata paljud noored ei taha perearstiks saada ja valivad teisi tervise erialasid, et mis on õppekavades puudu, et nad ei väärtusta seda ettevõtjana tegutsemist, eks ole, perearstikeskuse juhina ja töökorraldajana. See on esimene küsimus. Nüüd teine küsimus, seal ma asendan selle EBS-i mütsi nüüd praktiliselt terve inimese rolliga, kes on küll teinud Synlabis, eks ole, kõiksugused testid läbi, kes just käis Everesti baaslaagri matkal, kellel on Karmini nutikell ja kes väga hindab oma perearsti aega. Ja mina tõepoolest ei hakka talle saatma need Synlabi tulemusi või ütleme kellanäitusid mingitest jalgrattatreeningutest, et ta nüüd mulle soovitaks midagi. Ma tahan oma renomeed säilitada, et kui ma päriselt jään haigeks, et ta siis võtaks mu ikka kiiresti vastu.
aga nüüd tulebki konstruktiivne küsimus. Kelle poole ma peaks pöörduma, et ma saaksin investeerida mõnda sellisse äppi, kus siis nagu praktiliselt terved inimesed saaksid kirjeldada oma elustiili, saaksid nõu tervise edendamise kohta, saaksid nõu toidulisandite kohta ja ütleme sellises formaadis, et kui nüüd võttes Synlabi analüüs, võttes selle kella info, see kõik kokku panduna, AI töötleks selle sellisele kujule, et ma saaks saata selle, kui seal on mingi punane nii-öelda lause, et mingi asi on normist ära, saaksin saata pereõele ja pereõde sel juhul, kui seal tõesti on midagi tõsist, kutsub mu siis perearsti vastuvõtule. See hoiaks tohutult kokku perearsti aega ja ütleb, mina hea meelega investeeriks sellesse, aga ma ei ole veel leidnud kedagi, kes sellise startupiga tegeleb. Nii, Elle, palun. Väga tore. Kas sul kodus peeger on? No vot, seal see inimene on, et ega need asjad, mis sügelevad, need tuleb ikka ise ära teha, et ega täna keegi teine siin selliseid asju ei tee, et need startupid ongi sellepärast startupid, et inimestel sügeleb mingi koht ja need tehakse ära, eks ju. No vot, äkki keegi, kes kuuleb, korjab selle üles, kuidas nimi oli? Tiit Telenurm. No vot. Kui ma näiteks võin aidata selle inimese tehisaru kasutada, aga ma ei oska hinnata, kas kõik need sisesid tehisarusse on enne verifitseeritud. No vot, aga siit võib olla üleskutse, et nii kes kuulavad veebis kui siin samas, et inimene on olemas, kontaktid leiab, et võib-olla võtta ühendust ja äkki see on mingi äge asi, mis siit tuleb siis, eks ju, et vaatame. Tervisetehnoloogiate arendus, kõik garaažitüüpi tervisetehnoloogiate arendused, TalTech, meie lipulaev kindlasti tervisetehnoloogiate arendusel. Täna tegelikult ju igatipidi neid asju katsetab. Ma olen nõus sellega, et AI teab kõik, aga ta ei saa aru. Et see on see küsimus, et täna mina küsisin arstiteaduskonna tulijatelt, et mis te arvate AI ajastul üldse, miks on vaja seda 10 aasta pikkust õpet? Mis te loodate saavutada selle ajaga? Ja minu soov oli, et nende mõte liiguks sinna suunda, et infot täna teab AI juba, aga ta ei saa aru sellest ja seda arusaamist, seda interpreteerimist, et mida ma siis teen selle punase asjaga, nagu te välja tõite, et see on see, mida me peame seal arstiteaduskonnas või meditsiiniteaduste valdkonnas talle selgeks tegema, eks ju. Ja see on koostöö, kus täna tegelikult need arstid, kes on läinud tervisetehnoloogiaid arendama, minu jaoks ei ole ressursi raiskamine. Arstid, kes täna on läinud kas siis Sotsiaalministeeriumisse tööle, Tervisekassasse tööle, täna mina, kes Tartu Ülikoolis eriarstiõppega tegelen, ma ei ole kadunud ressursse Eesti riigi jaoks, raisatud raha, ja? Et need inimesed, kes lähevad tervisetehnoloogiat täna arendama, sinna on vaja, nagu teie ütlesite, lisaks selle rahale ja äriideele ka seda arstlikku mõtet, ja siis võib tekkida sünergia. Et ma tahaks tegelikult öelda, et see tervisetehnoloogiate valdkond täna meil on olemas, aga see ta on siin ja seal ja veel hektiline, aga mina soovitaksin teil kindlasti TalTechi poole pöörduda, et nemad teavad, kui keegi teab, siis nemad teavad. Et sealt suund tuleb. Ja, mina täiendan seda, et miks ei taha noored arstid nimistut võtta või OÜ-d pidada, et väga lihtne, et arstiõpe ega ka peremeditsiini residentuur ei sisalda ärijuhtimise õpet, mis on asi, mida tegelikult noored väga pelgavad. Ja teine on see, et kõik ei taha meeskonda juhtida, et see on ka õpitav oskus, aga väga paljud inimesed ei taha, aga perearsti ametiga see tihtipeale kaasneb. Ja, et ma tahtsingi viimase küsimusena Eleni käest küsida, et tegelikult isegi ilma selle ärijuhtimise, see on väga konkreetne õpe, eks ju, aga perearstikeskuses on ka tiimijuht, eks ju, ta peab olema organisatsiooni liider, et kas sellist asja ka õpetatakse, et mõlemat siis nüüd seda nii ärijuhtimist kui üldiselt juhtimist. Eriarstiõpe siis on arstiõpe, mis tuleb pärast põhiõppe lõpetamist, et 6 aastat on inimene ära õppinud ja siis tuleb eriarstiks õppima. Meil on 48 erinevat programmi ja nende programmide sees on tõesti enamusmahtu läheb siis kliinilise õppe alla, et õppida ära selle eriala oskused, mida see eriala arst peab omandama. Ja see on kultuuri küsimus. Täna oleme üha rohkem toomas ka põhiõppesse ja residentuuri sisse meeskonnatööd, koostööd, juhtimist.
ja on meil ikka jätkuvalt veel tunne, et see justkui aja raiskamine. Mul on vaja talle teatud protseduuride, raviteenused selgeks õpetada, aga meist kõigist saavad juhid. Kui meist kõigist ei saa osakonna juhte, siis meist saavad näiteks ravisuhte juhid. Minu ja patsiendi või minu ja pereõe, minu ja minu õdede, sotsiaaltöötaja vahel me oleme igatahes üks meeskond ja need juhtimistööriistad on täpselt samad. Perekonnas, kogukonnas ja nii edasi. Nii et seda me oleme täna üha rohkem õppesse toomas. Küsimus on, mis tasandil ja mingeid asju peame ära õpetama. Kas see jääb residentuuri peale, kas see jääb edasise täiendõppe peale, kas see jääb põhiõppesse. Et see kindlasti on sinna üha rohkem tulemas. Perearsti residentuuri minejad täna juba peavad enda jaoks teadvustama, et nad on rohkem ettevõtjad, rohkem oma ala juhid, kui võib-olla mõnel muul haigla erialal. See on mõne jaoks motivatsioon, miks minna peremeditsiini ja mõne jaoks just välistav, et ma ei taha seda teha, ma tahan ainult arst olla, ma ei taha üldse teada sellest muust mitte midagi. Ja ma tahan öelda, et täna need 48 eriala selle võimaluse annavad. Et kõiki inimesi, kes täna meditsiiniteenuste valdkonna tulevad, on meil Eestile vaja. Neile kõigile on olemas koht siin süsteemis. Küsimus on, et kus see koht on. Ja selle koha ta leiab loodetavasti selle 6 aasta jooksul või siis mõned aastad veel töötades, et siis leida see koht, sest et inimesi on vähe, kui ta juba on otsustanud tervishoidu tulla, siis et ta leiaks selle oma eriala, sest ma tahan lihtsalt öelda, et kõigi jaoks on koht olemas. Ja see ei pruugi olla tema esimene valik, ehk siis see vähemalt see teise valiku tegemine peab olema võimalik. Küsimus, kas see peab olema lõputult, see on juba riigi ressursi küsimus, kas me seda tahame lubada või me ei taha lubada. Ja üks asi veel, mida ma tahan meile südamele panna, et kui te näete programmides, et oi, et miks arsti järsku õpetatakse, siis täna on see minu siuke suur südameasi. Et kui noored mõtlevad, et kas ma lähen arstiks või õpetajaks, lähen arstiks, siis ta saab tegelikult mõlemaks. Me oleme kõik õpetajad, me õpetame patsiente, me õpetame oma kolleege, me õpetame võib-olla tulevasi tudengeid, tulevasi residente. Ja täiskasvanud inimese õpetamine on täiesti eraldi teaduses. See on suund, mida me täna igasse meditsiiniõppe suunda tahame sisse pikkida, et meil oleks taskus tööriistad, kuidas täiskasvanud inimest õpetada. Et see ei ole mitte ressursi raiskamine, vaid tegelikult ressursi kasvatamine meie enda sees. Ja see on ka selline asi, mida ei ole olnud viimase 20 aasta jooksul teadlikkus, et see on midagi, mida me tegelikult kõik tegema hakkame. Nii et kui me neid programmide pädevusi täna kirja paneme, see on suur töö, 48 eriala, 5-liikmelistes meeskondades on iga eriala kliinilisi pädevusi kirja panemas, see on tundide kaupa tööd tehtud ja tehakse edasi. Kui pannakse paberi, et mida see arst peab siis oskama, te võite vaid ette kujutada, kuivõrd palju tuleb neid kõrvalsuundi. Et peaks tegelikult seda ka veel oskama, kas see on minu õpetada või seda peaks keegi teine, kas seda teeb see sotsiaaltöötaja, kas seda teeb töötervishoiuarst. Et see väga kiirelt tuleb selles hetkes välja, et me ei ole isoleeritud, ükski programm ei ole isoleeritud, me tegelikult oleme kõigiga läbi põimunud ja niimoodi peame ka oma noori kolleege välja õpetama, et tööturule nad läheksid juba kindla teadmisega, et me üksteisega kogu aeg hakkame heas mõttes koostööd tegema, mitte ära kasutama, heas mõttes koostööd tegema. Aitäh. Nüüd meie aeg on kohe ümber, me võime ühe küsimuse või kommentaari võtta veel publikust, kui kellelgi on midagi öelda. Annaks hea meelega ülejäänud panelistidele ka veel võimaluse kokku võtta, et mis on selle koostöö kõige olulisem punkt. Palun uuesti, doktor Inge Rainen. Mikrofon on meil seal. Palun mikrofoni. Siia. Aitäh, hoidsin ilusti endal käsi all, aga vaatasin, et keegi teine küsiks, ma ikka küsin. Jürgen, mis sa arvad, mis ajal? Tõesti, see juhtimine ei tule iseenesest ja inimeste juhtimine, raha juhtimine, enda juhtimine takkapihta. Et mis sa arvad, mis ajal võiks või kuidas selles arstiõppes või residentuuris võiks olla rohkem seda juhtimise või siis ettevõtluse koolitust? See on väga hea küsimus, et me oleme mõelnud seda residentide seas ka, et kõik räägivad, et põhiõppes ei ole seda üldse ja residentuuris seal kuskil lõpus midagi tuleb ja siis järsku sa peaksid juba tegema oma ettevõtte ja kõike oskama ja haldama. Et selles mõttes kordamine on ikkagi tarkuse ema, et mida varem me seda alustame, mida varem me sinna sisse saame, vaikselt õpime, kordame, mõtestame selle läbi enda jaoks.
et seda parem on see tulemus on ju 4 aasta lõpus on ju residentuuri lõpus. Et noh, ma arvan, et peremeditsiini residentuuris võiks see juba esimesel aastal olla kohe seal juures mingis osas. Ma ei oska kohe niimoodi öelda, mis see osa on, aga selleks, et me ei kaotaks neid ärihuvilisi ettevõtte omanike ihaldusega arste kuskile teistele erialadele, siis ma arvan, et peaks põhiõppes ka olema mingisugused põhitõed majandusest ja ettevõtlusest. Ja ka inimestega suhtlemisest, inimesest hoolimisest, No empaatiast, altruismist. See on arstiks olemine. See on see, miks mina arstiks tulin ja see on see, mida mina teha tahan. Jah. Ma tahan öelda, et meil on umbes 10 aastat aega, sest täna üldhariduskoolist tulevad, lastel on iseseisva õppepäevad, see on enesejuhtimine. Ja? Neil on meeskonnatööd, nad peavad teatud asju tegema 2-3 liikmelistest meeskond, teatud asju 10 liikmelist meeskond. Need inimesed tulevad täna arstiteaduskonda 10-12 aasta pärast. Meil on ainult need aastad aega, et olla nende jaoks valmis. Sest nemad ei vaja seda enam, Jürgen. Ei, neil on see olemas. Küsimus on, kas meie oleme valmis selleks, millega nemad tulevad. Nii, aga meie aeg on kohe ümber. Ma võtaksin siis 2 lausega kokku selle tänase arutelu. Ma usun, et kellelgi ei ole siin kahtlust, et arstid on meil väga kirglikud, pühendunud ja head. Ja kui nüüd esmatasandi meditsiiniteenuse arengust rääkida, siis kõige suurem ressurss mulle tundub, on leida siis sellest, et see teenus tuleb lõpuks ometigi kaardistada ja kokku leppida ja teiseks pühenduda koostööle. Nii koostööle patsiendiga, koostööle oma valdkonna spetsialistidega ja koostööle teistele eriarstidega. Aitäh, et kuulasite!